kolleegi soovitusel väike ülevaadega siis Toyota Corolla Crossist, et näeb välja oluliselt erinev tavalisest Corollast. Et kui niimoodi külje pealt vaadata, siis ta on selline RAV-i väike vend ja on mõned elemendid, mis iseenesest meenutavad ka Corollat ennast, universaalkirjaga Corollat. Et disainilt suhteliselt selline sarnane Toyota mudelitele, midagi sellist väga suurt erinevust ei ole, et iluvõre siin on motiivilt natuke meenutab Highlanderit. Tuled on pigem selline uus leiutis. Masinat edasi viib uuenduslik 2-liitrine bensiinimootor, 112 kilovatti, mille kõrval on siis 58 kilovatine bensiinimootor. Ja kui Toyota ise reklaamib, et võimekas pereauto, siis võimekust on siin küll. Et kas ta nüüd päris pereauto on oma mahtuvuselt, et selles ma pole nii kindel. Et ta on ikkagi pisut väiksem RAV-ist, mida võib-olla võiks pidada pereautoks. No muidu täiesti okei. Läheb tõesti oluliselt paremini edasi kui suurem vend RAV. Ja eks ta ole omajagu kergem ka. Sisemusest meenutab ta suures osas Corollat. Võib-olla kõige suurem uuendus, mis siin sees on armatuuris, et armatuur ei ole enam selline 3-osaline, vaid on täisekraan. Ja selle ekraani peal on siis võimalik kõike seda 3-osalist ekraani osa eraldi muuta. Uus on ka siis ekraan. Ekraan on oluliselt teravam ja suurem. Menüü on võib-olla tavalise Toyota kasutajal natukene ebaharilik. Ta on veel omakorda erinev näiteks Yaris Crossist. Muus osas see sisu mõnele meenutab Corollat, kuid siin on ka selliseid nupukesi, mis Corollal ei ole täpselt ühtemoodi. Sisedisain võib-olla isegi minule kui RAV-i kasutajale meenutab rohkem RAV-i kui Corollat ja rooli väljanägemine on põhimõtteliselt neil kõigil ühesugune. Muidu hübriidil kõik vajalikud sõiduabid on põhimõtteliselt igast varustustasemest kaasas. Ja nende kõige suurem pluss, milleks on kütusekulu, on ka sellel autol väga hea, et kui sõita täpselt võrdselt nii maanteel kui linnas, siis ka talvistes oludes selle sõiduki keskmiseks kütusekuluks tuli minul 4,8. Proovisime ka sõita ainult nii-öelda külavahe otsasid, siis oli selle sõiduki kulu kuskil selline 5,4, 5,5. Mõõtmetelt, kui võrrelda RAV-iga, siis kõige suurem erinevus avaldub tagapingis, ehk siis taga on selline jalaruum reisijatel kuskil minu mõõtmistega circa 8 cm väiksem kui on RAV-il. Et selles mõttes ma ei ole kindel, et ta nüüd päris hästi kvalifitseerub pereautoks, et ega siin väga palju nüüd ruumi ei ole. Pagasniku nii-öelda põrandapind on circa 15 senti lühem. Ja võib-olla mis ei ole väga hea on see, et tal on selline äär, et siia midagi peale tõsta ei ole võib-olla nii mugav kui on RAV-il ja tema nii-öelda kere disain toob siis seda nii-öelda pagasniku mahtu nagu ülevalt poolt kokkupoole ka, et selles mõttes ei ole ta siit tagant nii hirmus ruumikas, aga kindlasti tema võlu seisneb pigem selles, et ta on kõrge ja kui niimoodi alt vaadata, siis ega ta on sisuliselt põhimõtteliselt sama kõrge kui on RAV. Sõiduomaduselt ma ütleks, et natukene oli roolivõim, kiirushoidlik roolivõim parem kui on
on Ravil, et Ravil tekib aeg-ajalt sellist ülejuhitavust, sellel sellise esimese hooga sellist nagu ei tekkinud. Muus osas mõni ütleb, et tavaline Toyota, et nende disainid on tõesti sellised suhteliselt sarnased läbi nende mudelite, aga muidu oma minekult väga okei. Ja noh, võib-olla miinus on see, et need hinnad kipuvad sellel crossil, Corolla Crossil minema juba pisut ravimasti ja siis tekib juba küsimus, et kas ma siis võtan nüüd Corolla Crossi või võtan ravi. Sõitmisel võib-olla üks asi, mis mulle nagu oli ebamugav, on see, et sõltuvalt inimese pikkusest ei saa muuta siis selle käetoe liikuvust. Et kui mina olen 180 senti pikk, siis minu jaoks see käetugi jääb ilmselgelt liiga kaugele. Aga noh, see võib olla minu probleem. Muidu okei. Et kui ma olen sõitnud Corollaga, siis Corolla Cross on kindlasti samm edasi. Kui ma olen olnud Ravi kasutaja, siis ma tõenäoliselt seda ümber ei vahetaks.